Kes ta on? 1978. aastal hukkunud meest peetakse Eesti viimaseks metsavennaks. Ma ei tea, ma ei suuda öelda praegu. Tema nime kannab aluspesubränd meestele, kes võitlevad lõpuni. Mida? Aluspesubränd meestele? Okei, ma jätan vastamata. Vastust ei tule. Kõik vajusid kokku siin. Vaatame, kes see mees siis oli. August Sabe. Just. August Sabe, kõige kõvem mees, peo keskel tõsta klaas, pidutseme veel. Üks rahvas, üks soov, meid ta kokku viib. Öö on kuum ja kellid, keegi koju ei kiirusta siin. Kui Tallinnas on August Sabe nimelisest aluspesubrändist kuulnud vähesed, siis Võrus on lood hoopis teised. Moeäri veab kohalik noormees Andreas Org, kes kutsus meid kaasa patrulli, pesukontrolli. Tervist! Sabe kontroll. Mis pesu jalas on? Ait maa. Tundub, et Võruliinas on tõesti keeruline leida kedagi, kellel poleks August Sabe pükse jalas. Mis pesu täna jalas on? Sabe. No kui sa August Sabe aluspesu jalga paned, siis mida sa tunned? Ei ole enam sükene meemekas. Saad meheks. Sabe kontroll, vaatasime üle. Kas on Sabed jalas? Võru noorte treener. Opadi, ongi ilusti. Mis pesu jalas on? Kontroll. Vedas! Kontroll. 2-2. Ootamatult jääb Mikri ette esimese eestlasena maailma kõrgeima Mount Everesti tipu vallutanud Alar Sikk. Mis jalas on? Ja muidugi on mägironijal jalas see õige pesu. Kas teil on Sabed jalas? Ikka on. Mingit pesu peab ju kandma. See on ju väga hea pesu, miks ma ei peaks eestimaist pesu kandma. Karel Sabe kontroll. Mis sul jalas on? No, näita. Kui paljudel inimestel on Võrus Sabed jalas? Ma arvan, et 2/3 vähemalt. Aga et kogu lugu ära rääkida, peame alustama algusest. Sama päeva hommikul tuiskame mööda Võrumaa väikeseid metsateid, et üles otsida Andreas Orgu inspireerinud Eesti viimaseks metsavennaks peetava August Sabe viimane elukoht. Tere, Alar, Andreas siin. Mul selline lugu, et ma otsin seda Sabe punkrit. Leevi poes sõidad mööda, eks ju. Tähendab, sõidad päris kaua ja siis keerad paremale. Oh, sa jutt. Need on väiksed kivid, ma veeretan need eest ära. Ja kui teel on mõni takistus, hüppab ettevõtja hingega Tallinna Ülikoolis reklaamindust õppinud mees kõhklematult probleemi lahendama. Ei tulegi. Varianti ei ole, peab mahtuma. Pärast mõningast seiklemist leiame Sabe punkri üles. No nii, siin ta siis elaski. August Sabe, Eesti viimane metsavend, vabadusvõitleja. Tema talvepunker. Nüüd on lihtsalt üks suur auk. 1907. aastal sündinud August Sabet peetakse Eesti viimaseks metsavennaks, kes suutis külarahva abikand üle 30 aasta metsas võõra võimu eest varjata. Pärast pikki aastaid kestnud otsinguid leiti ta lõpuks Võhandu jõe äärest, kus KGB ohvitserid ennast samuti kalameesteks riietasid. Sabe ennast elusalt kätte ei andnud. Aga miks sa ta nime aluspükste peale panid? Sest ta võitles lõpuni. Ja Eesti mees peab lõpuni võitlema ja uskuma endasse, nii nagu mees uskus endasse. August Sabe uskus endasse ja Eesti riiki. Sama kange mees on ka Andreas Org, sest August Sabe brändi tahab ta teha sama suureks, nagu seda on Hugo Boss, Armani, Tommy Hilfiger. Eesti viimase metsavenna nimega aluspükse on mehel laos 10 000. Nii et maailma brändid, hoidke alt. Siit tuleb August Sabe. Aga see, et Eesti mehe nimi aluspesu peal on, miks see vajalik? Nagu, miks ei võiks või miks peab see välismaa mehe nimi üldse olema või näiteks ma ei tunne pildi pealt ära näiteks Tommy Hilfigeri, miks mul peab olema see nimi seal või? Eesti mehe peab olema võimalus kanda Eesti mehe nimega aluspesu. Just, jah, see on kõlav lause. Seda tuleb öelda. Nii see on.
kui sa oma selle pesubrändiga välja tulid, siis mis siis öeldi? Mulle pole keegi midagi öelnud selles mõttes, et mul telefon on üleval kodulehel, et pole veel keegi helistanud, et see ongi julgete meeste bränd, et kui on soovi midagi öelda, siis ootan kõnet. Et kas ikka sobib August Sabe niivõrd väärika mehe nime nagu aluspesule panna? Mis siis Eestile parem on, kui ostad Calvin Klein ja siis see raha läheb kõik välja siit Eestist või ostad siit ja siis ma toetan siin kohalikku sporti ja kultuuri, et kui vähegi võimalik on, täna me oleme väiksed, aga ikkagi paneme spordiklubidele pesu ja kõike. Praegu on ettevõtmine veel algusjärgus. Andres peab ettevõtte juhina tegelema kõigega. Ma olen ise customer support ka, et nad küsivad live chatis küsimusi kliendid. Ostukorvis millegi pärast ei rakendu sooduskood. USAs on meil üks klient, kes ostab terve suguvõsale lihtsalt, aga väga palju rohkem veel ei ole. Varsti tuleb. Andres Org ise elab Võrumaa metsade vahel, aga aluspüksid toodetakse Hiinas ja saadetakse Sabe nimed peal Eestisse. Kusjuures ta kasutab samu tehaseid, mida maailma suurimad brändidki. Kuid kuna tellitavad kogused on märksa väiksemad, pole see meelakkumine. Takistusi on alustava ettevõtja tee peal iga päev. Näiteks kuidas korraldada fotosessiooni, kui pole veel pesu ega ka brändi. Aga need pildid siin selle pakendi peal, kas need on siis kuskilt internetist alla tõmmatud ja siis August Sabe peale trükitud või? Ei ole, et ise tegime fotosuudi ja vaatasin meeste pesubrände, siis igal pool oli mees peal. Paar asja ei meelde ka sealt ülikoolist, et eristu või sure oli selline lause, kui 100 karbil on ainult mees peal, siis me paneme naise ka. Meest ei huvita nagu vaadata teise mehe pilti. Pane see siit kinni niimoodi. No, mis sa siit vaatad? Aga need modellid? Ja. Kust sa nemad said? Mehed olid sõbrad ja siis üks jõujuurikas, kes tuli appi, tugev mees, kulturist ja siis tema võttis oma tüdruksõbra kaasa ja siis ühe modelli leidsime ka, aga kuidagi imelik, mingi brändi tegelikult toona ei olnud, kui me seda fotosuuti tegime. Nalja sai kõvasti. Ise pidin seal näitama, mis asendit teha, kuidagi lasin Pinterestist mingid asjad välja ja ütlesin, nüüd teeme nii, nüüd teeme naa. Aga nagu ikka, tuleb ettevõtluses ette ka äpardusi. Meil oli üks reklaam ka, sõbral lennukiload ja siis tahtsime teha sellist reklaami, et viskame nagu lennukist alla ja siis inimesed saavad neid kätte ja siis nad räägivad, kus on elu parim päev ja kõik see on ju. Aga see lennuk sõitis umbes 200-ga, et ta vist aeglaselt ei saanud sõita ja siis mul all ootasid inimesed, kus need paarid on, aga paarid läksid kaduma. See lõpuks juhtus nii, et fotosuudil siis mul oli üks paar ainult tegelikult seda õiget pesu ja siis mehed pidid vahepeal vahetama, et aga õnneks nagu normaalsed kutid olid, et ei teinud sellest numbrit, et aga... Sama suured käis või? Ja ma viskasin kõik näidised siit alla, et aga mul ei õnnestunud neid leida, et eks ma varsti nad leian üles. Aga nii läks ja et me tahame veel sellist reklaami ka teha, et viskamegi alla lennukist ja siis kuskil Miami's saad kätte ja New Yorgis ja nii edasi. Peamise müügistrateegiana kasutab ta internetiturundust. Ta teeb videosid, mida loodab sotsiaalmeedias hoogsalt levitada ja seeläbi inimeste südametesse pugeda. Näiteks esialgu tellisin sellised videod üle maailma, et mis on siis maailma kõige seksikam aluspesu ja siis kõik naised üle maailma vastasid August Sabe, August Sabe, August Sabe. What is the sexiest men's underwear brand in the world? August Sabe. August Sabe. It looks very sexy on men. I would have to say August Sabe. Sin dudarlo, la de August Sabe. August Sabe. Okay, thank you. Maksin teile 20-30 taala selle eest ja siis nad tegid selle video ära. Ja nende otsimine käis OnlyFansist muidugi, et inimesed ütlesid, et ei, et me sellist tüüpi contenti ei tooda. Mul mingit teist varianti nagu ei olnud, et istud selle OnlyFansist, naine on kõrval ja tööd teen, et otsin praegu. Aga ka veebilehelt OnlyFans, kus avatud meelega inimesed endast erootilisi pilte müüvad, ei õnnestunud tal kedagi nõusse saada. Kõik tahtsid endast paljeid pilte saata, aga mitte Eesti viimasest metsavennast rääkida. Kui sa Instagramis kirjutad kellegile, siis see läheb request kausta lihtsalt, et kirjutasin 100 modelli algusest läbi, ükski ei vastanud. Ja, kus sa saad Mehhiko tüdruk, ütlen mulle. Lõpuks leidis Andres Org sobivad modellid hoopis interneti leheküljelt, kus inimesed enda jalapilte müüvad. Ja tegelikult ma leidsin ka need Feedfinderis, sellepärast, et OnlyFans oli nii kallis. Mis sa teed, kui vaja? Ja siit tuleb välja Lõuna-Eesti aasta parima toote auhinna pälvinud brändi välja mõelnud ettevõtja filosoofia. Raskused, need on ületamiseks. Kui see kõige raskem hetk on, siis ma alati mõtlen, et
Vot see ongi see koht, kus kõik teised, kes tahtsid pesubrändida, andsid alla, kus seal see kõige raskemas kohas just tulebki ära teha. Esimese 11 kuuga on Andreas Org äri kenasti käima pannud, aga siiski. Kas sellega, mida sa praegu teed, see aluspesu business, kas sa sellega elad ära? No mul praegu laps sündis, et naisel on ema palk ja et selles mõttes teeb lihtsamaks. Ja EAS-is sain toetus, selle pealt saan maksta endale natuke palka. Kõik raha, mis tuleb, see läheb uue pesu alla ja uue pesu alla, uue tootarhenduste alla. See on loogiline ka ja mulle meeldib, kui konto on tegelikult tühi, et siis me kasvame järelikult. Naiste pesunet tuleb siin, võid vaadata selline. Ja siis ma saadangi nagu inimestele laiali, kes siis Instagramis kirjutavad, et otsime näiteks modelli ja siis nad proovivad neid ja siis nad annavad meil tagasisidet. Näe, Sander, vaata. Tänased ostud 830. Täna on umbes 100 paari müüdud. 3 kaupa ja six-packidena. Mehed on harjunud six-packi ostma, aga siis ostavad sabe six-packi lihtsalt nüüd. Võita meile meeldib. Võitjate bränd. Võitjate bränd on. Kui ma väike on, siis ma põletasin kõik 2. ja 3. koha diplomid ka ära, nii et panin ainult 1. koha diplomid jätsin alles. See Võrumaa on nii väike, et kui siin ka juba teine oled, et siis ei meeldinud üldse mulle, et ma pingutasin alati hästi kõvasti, et nii nagu äriski peab pingutama. Andres Oru plaanid on suured. Uuel aastal kavatseb ta August Sabe nimelise pesuga murda Ameerika Ühendriikide turule. Ja mis sellest, et seal keegi midagi Eestist või metsavendadest ei tea. Ma USA-sse minna ikka, et American Dream. Lähme proovime, et ei ole mõtet hakata brändi tegema, et ma tahan Lätis käia kuskil Jelgava laadal. No, et... Meil üks kolleeg Neeme Raud käis Ameerika Ühendriikides ja küsis inimeste käest, et kas nad teavad, kus ja mis asi on Eesti. Ja no põhimõtteliselt mitte keegi ei teadnud. Kas August Sabe pesubrändina võiks olla see, mis toob sellist kuulsust Eestile kui riigile? Ma arvan, et tulevikus nad teavadki brändi, aga nad ei tea võib-olla riiki. Et August Sabe lugu on nagu olemas, ta ise tegi selle nii kõva loo ja nüüd tuleb ainult minna anda ja auga välja tulla sellest asjast, et teha äge asi. Ja kuigi ma pole mingi meesmodell, trenni jõuan harva ja söön kõike, mis ette juhtub, proovin ka ise kaamerat ees August Sabe pükse jalga. Kui Sabe suutis võõra võimu eest 30 aastat ennast varjata, kes teab, äkki saan ka ühel päeval mina vormi.